15. oktoobril 2025. aastal toimus Tallinna Ülikoolis konverents Kuidas õitseda sotsiaaltöös, vaist, failid ja finantsid, mis tõi kokku sotsiaalvaldkonna eestvedajad, otsustajad ja praktikud üle Eesti. Päeva fookuses oli tehisintellekt, rahastus, seadusandlus ja põlvkondade vaheline solidaarsus. Teemad, mis mõjutavad meie kõigi tulevikku. Kuidas aidata sotsiaalvaldkonnal areneda nii, et tehnoloogia toetab inimest, mitte ei asenda teda. Kuidas tagada, et süsteem, vaist ja ressursid oleksid tasakaalus? Neid küsimusi arutati kogu päeva vältel. Päeva alustas päevajuht armastatud telehääl Kristjan Kold, kes jagas oma kogemust, kuidas oli tehisintellekti abiga kõrvutanud tänase konverentsi teema. Kui ma mõtlen üldse kogu selle valdkonna peale, et mitte ainult selle õitsemise peale, aga selle peale, mis rohkem nagu ka see tulevikuvaade on, siis minu meelest ainuvõimalik on see AI sissetoomine kogu sellesse valdkonda. Me ei pääse sellest mitte kuskil, ükskõik millises valdkonnas mööda. Et selles mõttes minu jaoks isiklikult on hästi huvitav olnud vaadata, kuidas sotsiaaltöö sellest mõjutatud on ja kuhu suunas me liigume. Seda võib ka õitsemiseks nimetada. Ma arvan, et sellel õitsemisel on teatavad ohud ka ja sellest ongi siin täna räägitud. Ega ta võimendab seda, mis meil tegelikult ühiskonnas on ja see küsimus, mis puudutab üksildust, on minu meelest kõige suurem küsimus. Et ühest küljest on nagu justkui ravim või abiline, aga teisest küljest tekitab ta aina rohkem sõltuvust, et me jääme sellesse lõksu ja ma arvan, et see on nagu huvitav dilemma, mis tekib, et see tõde on kuskil seal vahepeal. Ütleme, minu jaoks isiklikult võib-olla Google Search ongi asendunud tänasel päeval juba ChatGPT-ga teatavate mööndustega, et sa pead suhtuma veidikene ettevaatlikult, sellepärast et informatsioon, mida ta jagab, ei pruugi alati olla tõene. Et usaldaga kontrolli, aga ta teeb mingisuguse tausta tegemise lihtsamaks. Aga vastus on hea, ma kasutan päris palju. Järgnesid tervitused ja mõtteavaldused ESTA juhatuselt ning sotsiaalvaldkonna juhtidelt, kes rõhutasid, et muutuste ja digitaliseerimise kõrval peab tähelepanu keskmes alati olema inimene, tema vajadused, turvatunne ja väärikus. Kuidas teie arvates saab sotsiaaltöö tõeliselt õitseda? No mina arvan, et õitseda saab ikkagi siis, kui sa ise oled täiesti niisugune heas konditsioonis, rõõmsameelne, vaimselt ja füüsiliselt terve, et su ümber on nagu hea selline aura, et siis sa saad ka õitseda selle keskel tegelikult. Et sotsiaaltöö teadupärast on ju selline keeruline amet, et ega seal seda õiteilu näeb väga harva, nii et kui sa ise endale ka seda ei sisenda, et ma teen maailma ilusamat tööd, et minu töö tulemused, need õied on tegelikult küll väga tagasihoidlikud sageli, aga nad lõhnavad sellest väga hästi. Need on üsna aromaatsed, kui sa oled midagi või oled midagi saavutanud selles valdkonnas. Et ma arvan tegelikult, et see tasakaal on hästi oluline, et sa oledki terve inimene ise ja siis sa saad seda keerulist tööd ka teha ja õitseda koos tegelikult selle valdkonnaga. Imeilus mõte. Kuidas teie kogemusest peegeldub põlvkondade vaheline solidaarsus? Mina olen olnud nüüd selles sotsiaalvaldkonnas aastast 1992 ehk praktiliselt näinud terve selle Eesti sotsiaalvaldkonna arengu kuni tänase päevani. Nii et minu kõrval on olnud kogu aeg kolleege, kes on minust tunduvalt nooremad, teise põlvkonna esindajad ja mulle on tohutult hea meel tegelikult just, et see põlvkondade erisus tuleb ka tööpõllul nagu välja, et minul on võib-olla teadmised mingisugusest teatud töövaldkonnas, teatud eagruppidega töötamise. Noorel inimesel, kes on minu kõrval, on võib-olla hoopis teine nägemus sellest samast valdkonnast. Et minu kogemus ütleb küll, et läbi nende 30 aasta valdkonnas olles, et peabki olema nõnda, et kõrvuti töötavad eri põlvkondade inimesed. Tänasel konverentsil on ka läbi teema AI ja tehisintellekt. Kui palju teie igapäevatöös teda kasutate? Ja kuna mina nimetan ennast nüüd juba tegevpensionäriks, aga olen AI-ga sõbraks saanud, tegelikult kasutan ma teda päris palju. Isegi siis, kui mul ei ole tööga seotud asju või mingite muude ühiskondlike toimetustega seotud asju, aga samas on tal ohumärke väga palju ja sellepärast on minu meelest väga oluline, ütleme ka generatsiooniti läheneda selle AI kasutamisele, et sotsiaaltöös võib teda kindlasti kasutusele võtta teatud asjades, et ta mõnda operatsiooni võib hakata asendama, mis on ikka tehnilised, aga seal, kus on ikkagi inimese otsust vaja, sinna me teda ei tohiks lasta. Ja teisest küljest peame kindlasti hakkama õpetama ka meie vananevat generatsiooni selle sama imelise AI-ga toime tulema ja mitte tema lõksu langema.
ja mitte alati usaldama teda, mis ta sulle ütleb. Usalda, aga kontrolli on meie põlvkonna loosung. Nii et igal juhul AI-l on ka sotsiaalvaldkonnas tulevik, aga milline see on, millises mahus, millises valdkonnas täpselt, et see tuleb veel kokku leppida, et praegu me oleme kõik tohutult vaimustuses sellest AI tulekust, aga minu jaoks on ikkagi juba see punane laten kuskil vilgub, et stopp, et siiamaani saab, siit edasi ei tohi enam. Aga mis on viimane asi, millest te AI appi võtsite? Mina küsisin mõistete kohta, et see oli väga huvitav, kuidas ta selle hetkega plaksti, me oleme vaielnud selle üle praktiliselt väga palju, sest meil on üks selline projekt, kus on vaja kutsetega tegelda ja tahtsin lihtsalt vaadata, mis AI mulle ütleb, et mismoodi need omavahel on seotud ja ma olin väga rahul selle vastusega kusjuures. Kui me mõtleme täna selle konverentsi läbivale teemale, siis mis teie arvate, milline see lill on? Ma mõtlesin selle nime peale ja mul oli jube hea meel, et me ei räägi viljadest, sest viljad on sügisel. Sügisele järgneb talv, selline vaikuse seisaku aeg. Aga õitsemine on selle protsessi algus, kus on võimalik veel hoolitseda, toetada, keskkonda luua, selleks, et need viljad enne seda talvist vaikuse perioodi oleksid just need, mida me oodanud oleme. Ja ma arvan, et see õitsemine on suuresti üksteise toetamine sotsiaaltöös. Loomulikult on ka siis laiemalt kohalikul omavalitsusel ja keskvalitsusel kohustus luua keskkond, milles on üldse võimalik tärgata, aga see, et puhkeda õitsele, on tegelikult see üksteise toetamine suuresti sotsiaaltööst. Kuidas teie kogemusest peegeldub põlvkondade vaheline solidaarsus? Kas isiklik kogemus või siis tööalane kogemus, et need on kindlasti hästi erinevad, aga ma arvan, et meie ühiskond on väga oluliselt paari põlvkonnaga muutunud ja see põlvkondade vaheline suhe on hoopis teistsugune. Need rollid, mis varasemalt olid, kus siis vanavanemad hoidsid lapselapsi ja vanavanemad suvel võtsid siis noorpere enda juurde maale, kuidas siis lapsed said talukogemust, vanaema õmbles, eegeldas ja kudus, tegi hästi süüa, mina olen söögi tegemise oma vanaemalt õppinud, et see ei ole enam nii. Meie vanaemad on aktiivsed, käivad tööl, meil on inimesed 28% vanuses 65–74 aktiivselt tööturul. Rollid on muutunud ja see omakorda tekitab vajaduse neid suhteid teadlikult arendada. Ja ma arvan, et need pered, kes teadlikult põlvkondade üleseid suhteid arendavad, aga ka kogukonnad, on õnnelikumad. Ja need, kes jätavad unarusse, kannatavad, kas nad tajuvad seda täna või tulevikus, aga need tagasilöögid tulevad, et üle põlvkondade on oluline koostööd teha. Mul ei ole vanus olnud kunagi kriteerium, mille järgi ma ise ennast või teisi inimesi positsioneeriks. Ma hindan inimesi nende oskuste, kompetentside, avatuse, viisakuse, teadmiste, kõige muu pinnalt. Ma esitan endale üsna kõrgeid nõudmisi ja ma hindan inimesi, kes endale kõrgeid nõudmisi siis ka esitavad. Nii et vanus ei loe. Loeb see, kes sa oled. Kui palju teie oma igapäevatöös AI abi kasutate? No suhteliselt vähe. Et ma olen küll proovinud kirjutada ka artikleid AI abil, aga ma pole nendega mitte kunagi rahule jäänud. Ta anonymiseerib inimesi minu hinnangul. Ja võt sotsiaaltöö on selline, et jah, me võime universaalseid toetusi siis inimestel määrata AI-ga, kui teatud kriteeriumid on täitunud, siis ta saab automaatselt selle või teise asja, eks ole. Aga kui me räägime sotsiaaltööst kui rätsepa ülikonnast, mida me ju järjest enam tahame, inimesed on erinevad, mured on erinevad, keskkonnad on erinevad, no siis AI seal palju ei aita. Kas on mingisugune muutus või tegu, mis teie arvates aitaks sotsiaalvaldkonda kestvalt kõige rohkem edasi? Ma arvan, et see on suurem muutus, mis sotsiaaltöö korralduses peab juhtuma. Ja see suurem muutus on, et me läheme sellised teatavas mõttes põlve otsas tegemiselt, kus kohalik omavalitsus, enamasti Eesti omavalitsused on väikesed, on paar erandit, eks ole, püütakse kõikidele teenust vajavatele inimgruppidele siis seda parimat seal nii-öelda valmis teha, aga sul ei jätku inimesi, sul ei jätku kompetentse. Et appi tuleb tegelikult võtta erasektor.
selleks, et tekiksid tõesti üle-eestilised tugevad teenuse osutajad hästi erinevatele siis abivajajatele. No kõige lihtsam näide, mis mul ka praegu silme ees oli seda rääkides, on koduhooldus. Üsna ebaratsionaalne igal kohalikul omavalitsusel palgata koduhooldajaid, eriti see osa, mis ei ole isikuhooldus, mis on toidu, ravimite, puude tuppa toomine või koju toomine, koristamine, sellised elementaarsed toetavad teenused. See on puhas erasektori ülesanne. Nüüd kokkulepe, kas selle eest ja kui palju maksab klient tema lähedased, sest ka lastel on hoolsuskohustus perekonnaseadusest tulenevalt ja kui palju siis kohalik omavalitsus, avalik sektor on juba siis selle õigusraamistiku nüüd selle sama õiguse ja õigluse küsimus, millest ka täna siin konverentsil juttu tuleb. Teine pool, mis nendes muutustes on väga oluline, on valdkondade ülene toimetamine. Mitte see, et sotsiaal- ja tervishoid teevad koos, vaid nad peavad olema integreeritud. Nad peavad olema üks ja sama süsteem, üks ja sama ökosüsteem inimese ümber. Et see on kindlasti üks oluline muutuste koht ja tagab siis ka selle nii-öelda arenguhüppe sotsiaalvaldkonnas. Sotsiaalvaldkonnas on tohutult palju ressursse. Kui ma minister olin, siis mul oli jube raske ühele või teisele asjale natukene raha juurde küsida, sest kui vaadata proportsioone riigieelarves, siis see raha on siin, aga seadustega kinni keeratud. Häda on tegelikult selles, et kui suurt pilti vaadata ja ka rahvusvahelist võrdlust teiste riikidega, siis meil on palju toetusi, aga proportsioon on täiesti toetuste poole kaldu. Neid teenuseid, mida me väga vajaksime, meie inimesed väga vajavad, on pigem vähe. Et siin on see arenguruum, kuidas toetuse keskselt süsteemilt liiguda rohkem teenuste poole. Nende sõnul on sotsiaaltöö süda endiselt seal, kus keegi märkab ja aitab. Anneli Taal avas arutelu tulemus- ja mõjupõhiste mudelite teemal, kas need võiksid toimida ka Eestis. Meie ees on ühe väga ilusa sisuka ettekande tegija. Millest te täna rääkisite? No mina rääkisin inimesest, tulemusest, õitsemisest. Sellest, kuidas moodi me tegelikult kõik liiguksime selles suunas, et me oleksime rahul sellega, mida me igapäevaselt teeme. Sest me näeme seda, et kui igaüks igapäevaselt toimetab klapid peas ainult oma üksikute asjade, üksikute teenuste, üksikute muredega, siis me lihtsalt kulutame ennast sellesse rööprähklemisse ja see murede pilv tõuseb üle pea. Aga kui me neid asju hakkame koos tegema, kui me ühised eesmärgid seame, siis tegelikult tõuseb kõigi rahulolu ja me saavutame eesmärke palju lihtsama vaevaga. Ja sellest tegelikult vahet ei ole, kas me kaasame sellesse eesmärkide ostmisse ja rahastamisse siin välisinvestorid või omaenda ressursse, siis mina ütlen, et see on suund, kuhu me igal juhul peame hakkama liikuma, sellepärast, et täna on meil kõik need võimalused olemas. Vaadates teisi riike, nemad on sinna juba ammu liikunud ja meil on viimane aeg hakata siin samme astuma. Ja igal tasandil, ma räägin tiimitööst, spetsialisti tasandil, räägin koostööst organisatsioonide tasandil ja räägin ka koostööst tegelikult riigi juhtimise ja avaliku sektori haldamise tasandil. Et nii, ma mõtlen siin nii kohalikke omavalitsusi kui siis ka ministeeriume, teisi riigi esindajaid. Kuidas teie enda valdkonnas õitsed tee? Kui inimesed leiavad ühise laua taga ühiseid lahendusi, ja ma näen seda kõrvalt, et mul on õnnestunud panustada sellesse, et nad on saanud kokku ja nad on suutnud leida ühise lahenduse, siis see teeb mulle kõige rohkem rõõmu. Kui palju teie oma igapäevatöös AI-d kasutate? No ei saa salata, et ka see ettekanne valmis AI abiga ja ei kujuta hästi ette, et tänases kiires elutempos üks ametnik võiks läbi saada ilma AI-ta, aga mitte ainult ametnik. Ma arvan, et see on igal tasandil absoluutselt asendamatu, et kes kõik inimesed järk-järgult avastavad seda enda jaoks ja igaüks omal moel, aga nii AI-s, nii virtuaalmaailmas kui ka pärismaailmas ma ütleks niimoodi, et olulisemad vastustest on tegelikult head ja õiged küsimused ja neid peame me ikka ise esitama. Airi Mittendorf kutsus kuulajaid mõtlema, kas AI teab, kes tegelikult vajab abi ja kuidas jääda tehnoloogia ajastul inimeseks.
tehisintellekt on ju tööriist, mis töötab inimese käes, tema esitatud küsimuste järgi, aga meil on täna tehtud siis läbi tehisintellekti kättesaadavaks tohutu andmemaht, mida me saame kasutada. Ja loomulikult meie enda andmed. Aga sotsiaaltöötaja inimene on vaja ikka selle jaoks, et osata küsida, et tehisintellekt saab anda meile vastuseid meie küsimustele, töötab läbi tohutu andmemahu, aga mida küsida, millist väärtust me tahaks sealt kätte saada, et seda juhib ikkagi inimene. Kuidas mina koolitan, on see, et baastasemel kuidas küsida, ehk siis tegelikult see promptimine nii-öelda nagu, võtame inglise keeles, eesti keeles töökäsud on ju kõige võti. Kujutame ette Rahvusraamatukogu, kus on minust 4 miljonit teavikut, siis meil seal on ju ka kuidagi süstematiseeritud ja kujutame ette seal AI-s, eks ju, miuka andmemaht seal või milline andmemaht seal tegelikult on, siis kuidas sealt neid andmeid kätte saada sellisel viisil, mis mul tegelikult kasu loob, tähendab seda, et ma pean oskama küsida ja õigeid märksõnu sinna nagu sisse tooma, et see küsimuste küsimine on see ja tegelikult alati inimestel tekib see aha-efekt, kui nad saavad aru, tegelikult kuidas see käib. Ja kui seda ei oska, siis sealt tuleb peamine pettumus. Kas tehisintellekt võiks aidata põlvkondi paremini ühendada? Miks mitte? Minu isa on 75 ja tema mängib väga hoolega malet näiteks veebis, et mitte ennast ka üksikuna tunda. Ja ta on täna juba väga kaasaegne selles, et küsib ka minu lastelastelt abi. Tegelikult sealt see ühendus ju võiks tekkida, et kui me tegelikult õpetan talt, me juba katsetasime ka, et kuidas malega seotud küsimusi AI võiks vastata ja ta natuke valeta seal ka, eks ju, aga siis me jälle õpetasime teda, nii et kindlasti, ütleme, selle asjas ju kokku viia, nagu vanem põlvkond ja noorem on nagu ideaalne. Kui te ise mõtlete sõnale õitseda, siis mis on esimene tunne, mis teil sellega nagu, või mõte, mis teil pähe tuleb? Uudishimu. Et kui me täna võtame sotsiaaltöös selle positsiooni, et see on midagi, mida meie ei taha, et me oleme kuidagi nagu teistmoodi või unikaalsed, me olemegi. Meie oleme need, kes tegelikult loovad kontakti inimesega, aga me peame käima ajaga kaasas. Meil ei ole siin muud võimalust. Ja kas me oleme siis nii-öelda need dinosaurused, aga ma oleks pigem nagu kaasaegne dinosaurused. Et ma tegelikult ikkagi nagu asuks sellele teele ja siis vaataks, mis sealt nagu eetika osa ja kõik see kompaks seal nagu teel olles. Jurist Kristi Rekan rääkis, kuidas seadused võivad toetada, aga vahel ka haiget teha. Võimu ja hoolivuse ristumiskohad tõid saali vaikseks ning tuletasid meelde, et õiglus ja empaatia peavad alati käima koos. Sotsiaaltöö tuum on hoolivus ja sageli sünnib see just seal, kus keegi otsustab vabatahtlikult aega ja tähelepanu jagada. MTÜ Vabatahtlikud seltsilised on ehe näide sellest, kuidas südames tehtud töö loob ühiskonnas sidet ja soojust. Nende ettekanne tõi esile, kui tähtis on olla lihtsalt olemas, kuulata, märgata ja toetada. Kuuleme nüüd lähemalt nende mõtteid ja kogemusi. Kas te annaksite paari sõnaga väikse ülevaate, millega teie organisatsioon tegeleb? Jaa, et Vabatahtlik seltsiline on siis MTÜ, kes siis suunab vabatahtlikke seltsilisi eakate juurde, kellel on siis tõesti puudu sellisest lähedusest, suhtlusest, kes on võib-olla natukene üksildased ja siis meie vabatahtlikud seltsilised on need, kes siis käivad neile siis tuge pakkumas, nendega jutustamas, jalutamas, kellele siis mis parasjagu oluline on. Selles ettekandes me räägime sellest põhiteemast, millele seltsilised keskenduvad ja see on üksildus. Kas seda üksildust saab leevendada AI, mis on praegu väga populaarne teema ja jõuame siis selle ettekande keskel või lõpus selleni, et tegelikult on inimlik lähedus, otsesuhtlus ja see kõik meie eakatele ja erivajadusega inimestele hästi-hästi oluline. Kui te mõtleme selle AI peale, kuidas te tunnete, kas ta tegelikult võiks toetada teie tööd või ta juba täna toetab? Alati saab seltsiline otsida sealt mingeid häid ideid, mida oma eakaga koos teha. Mingisuguseid mõtteid ja harjutusi, mida see eakas saaks teha, et ennast väärikalt vananeda. Ja teiseks võib-olla leida siis ka sealt endale midagi emotsionaalset, et ennast turgutada. Põlvkondade vaheline side on väga oluline.
see ilmselt selle kasvatamine või selle õpetamine algab juba lapseeast, et lapsed õpiksid, kuidas oma vanavanematega suhelda. Aga teiseks, meie õpetame oma seltsilistele seda, et tunne huvi selle eaka inimese vastu ja püüa leida neid teemasid, mis teid mõlemaid kõnetaksid. Et sealt siis võiks see selline side tekkida. Et eks me peame ju tegelikult ühiskonnana kohanema, et kui meie mäletame, siis meil olid maavanaemad, maavanaisad, meil see suhtlus ja see ühistegevused, kõik need maatööd, mis iganes, et need olid meil ju olid tollel ajal olemas, aga täna on ju tegelikult ühiskond, tehnoloogia, kõik on nii muutunud, et täna me töötame väga kõrgeani, täna enam ei ole selliseid võimalusi lastel väga palju, et eks sealt see võib-olla natukene hakkab hääbuma, aga teisalt ja kui sellest AI-st rääkida, siis ka, et kindlasti ta ei asenda. Ta ei asenda inimlikku hoolt, inimlikku lähedust, aga kindlasti ta toetab, et ta peakski meil leidma sellise balansi või tasakaalu. Kuidas teie valdkonnas õitsemine käib? Ja see on tõsi, et enda tass peab täis olema. Enne sa ei saa kedagi teist aidata, kui sa ise oled närbunud või sinu muld ei ole kastetud. Kõige olulisem on see, et sa märkad, mis hetkel see hakkab hääbuma, et mis hetkel sa oled endast juba nii palju andnud, et sa ühel hetkel võidki katki minna, et sa oled läbi põlenud. Meie juurde tulevad inimesed selle sooviga, et nad tahaksid eaka inimesega suhelda. Ja tegelikult on meil väga ägedaid, toredaid, lahedaid, eakaid inimesi, kes annavad päris palju energiat, kes teevad nalja, mis muudab selle kohtumise väga toredaks ja see on üks koht, kus meie seltsilised saavad tagasi energiat ja puhkevad õitsele. Pärastlõuna viis osalejad töötubadesse, kus räägiti kogemusest, õiglusest ja tehnoloogiast sotsiaaltöös. Töötoad pakkusid värskeid ideid ja arutelu, kuidas muuta igapäevatöö inimlikumaks ja nutikamaks. Töötoa teemaks oli rohkem elu, rohkem kogemust, vähem oleks igav. Mida tähendab teie jaoks rohkem elu sotsiaaltöös? Minu jaoks, et see sotsiaaltöö omaks mõtet, on kindlasti oluline päris inimesed päris lugudega. Ja ma arvan, et väga oluline meie töötoa põhiselt on ka see, et see rohkem elu on, et erineva tööstaažiga, erineva generatsiooniga inimesed rikastuvad teineteist ja leida seal see tasakaal. Milline huvitav mõte teil möödunud töötoast, mille te kaasa võtsite endale? No esimene mõte kindlasti on see, et kuidas me saame üksteist toetada, sest sotsiaaltöötajaid, kes soovivad teisi inimesi teenida, jääb järjest üha vähemaks. Me peame seda ressurssi väga kenasti hoidma, neid inimesi, ja kuidas me saame siis üksteist toetada selle töö väljakutsete juures. Ja kuidas me saame siis sotsiaaltöötajatena ka ise ennast toetada, et leida üles nii-öelda sotsiaaltöötaja tööõnn, et mis meie iga ühe jaoks on, kes me oleme sotsiaaltöötajad. Me leiame üles selle miski, mis meid köidab selle töö juures ja seal juures on kõige olulisem ikkagi see, et kuidas me oma meeskonnaga toimime ja kolleegide toega hakkama saame. Kõige rohkem jäigi kõlama siis see mõte, et teineteiste tugevustele toetumine. Kui te mõtte õitsemise peale sotsiaaltöös, mis teil endal esmalt assotsieerub? Esmalt assotsieerub see, et kuidas ma ise mõtestan seda eriala, mis on see, mis mind toetab, mis mind köidab selle kõige juures, et mille järele ma igal tööpäeva hommikul nii-öelda sammun, kui ma tööle lähen. Et mida me peame ka teadvustama sotsiaaltöötajatena, et nii nagu sportlased ei ole alati tippvormis, ei saa me ka ise olla tippvormis alati ja endale tuleb osata andeks anda, kui võib-olla tööasjades kõik ei laabu nii, nagu me ootasime. Ja ennast tuleb lasta tunnustada ja kindlasti seal juures on tõesti oluline see, et sotsiaaltöötajad üksteist väga-väga hoiavad. Just see õitsemispool, et mis nagu sotsiaaltöös ongi see nii võlu kui valu siis, on, et iga päev on erinev
ja nendest päevadest võttagi kaasa need väikesed sammud nii kliendilugudest kui ka kolleegidest ja see kolleegide tunnustus on ülioluline. Siis kui me juba saavutame ühe väikese muutuse selles suunas, et inimesel on parem ja sotsiaaltöötajal on ka seeläbi juba parem, et ta teab, et selle inimese võib-olla selle suur valukoht on kuidagi grammi võrra leevenenud, see elukvaliteet muutunud paremaks, et see on juba see suur samm ja see motivatsioon, miks seda tööd ka teha. Kui palju teie igapäevatöös AId kasutate? Ta on minu abimees minu igapäevatöös ja ma arvan, et see on oluline distsiplineerida, et kui palju ma seda siiski ka kasutan. Ma ei tohiks spetsialistina jääda lootma ainult AI abile, et ma peaks treenima oma aju. Minu vaimne kohalolek peab olema pidevalt, kui ma kliendilugudega tegelen ja kui ma ei treeni iseenda aju ja muutun liiga mugavaks, kasutades igasuguseid abivahendeid, siis ma arvan, et ma ei saa enam kasvada. Minu jaoks AI on pigem selline kõrvaline abimees, et mulle meeldis see mõte, et ikkagi enda aju oleks treenitud pidevalt, et ei jääks sinna kinni. Oleme kinni püüdnud ühe töötoa läbi viia, kelle töötoa teemaks on äpp või empaatia. Ehitame mõlemaga. Kuidas tänase töötoa ettevalmistus oli? Väga põnev on olnud, selles mõttes, et kuna ma ise ei ole otseselt sotsiaaltöötaja, aga ma tegelen hästi palju AI-ga, siis oli tegelikult endal huvitav nagu natuke ette valmistada ja vaadata, milliseid erinevaid asju on tehtud. Ja mina töötoas, kuna hästi palju erinevaid huvitavaid inimesi on seal, siis ma kindlasti tahan teha selle niimoodi, et inimestel oleks rohkem sõna kui minul. Proovime nii-öelda disainida natukene ideede järgi mõned head mõtted ja võib-olla selle diskussiooni käigus tulevad tegelikult ideed, mis siis viiakse ka ellu. Te ei ole küll selles teemas sees, nagu te ütlesite, aga kuidas oleks võimalik sotsiaaltöös õitseda? Kui ma räägin ka endast aspektist, et täna on tegelikult väga palju asju, kus ka seda sotsiaaltööd saaks tegelikult hästi palju optimeerida. Ütleme, alati nagu see küsimus, et kui palju selles sotsiaaltöös on nagu inimeste vaheline suhtlus, palju on niisugune nagu tehniline. Läbi nii-öelda optimeerimist ja automatiseerimistega võiksime seda sama aja panna rohkem inimestega tegelemisesse. Ja eriti täna mulle tundub, et ühiskond on liikumas sinna suunda, et tegelikult niisugune inimeste kontakt on vajalik ja sellest tuntakse puudust ja ongi, et siin ju ka psühholoogid on välja toonud, et tegelikult see on hästi oluline, et meil inimene on niisugune sotsiaalne loom, et meil on vaja tegelikult niisugust kontakti teise inimesega. Kuidas te arvate, kuidas annaks võtta ära selle pinge, et kardetakse, et AI võtab minu töö ära? Mina muidugi alati selle kohta ütlengi, et AI on nagu tööriist, et tööriist otseselt kellegi tööd ära ei võta, et võtab võib-olla ära see inimene, kes seda tööriista oskuslikumalt kasutab. Et samamoodi me ei saa ka öelda, et traktor võttis kunagi põllumeestelt töö ära, lihtsalt võtsid võib-olla need põllumehed, kes ta hakkasid kasutama. Et ma arvan, et igasugused muutused on keerulised ja võib-olla ongi, et kuna see surve on tegelikult olemas, et seda ju räägitakse siin ja seal, et siis ma tegelikult mõistan seda. Oluline on see, et seda ei tasuks karta, ei tasuks otseselt tehisintellekti karta, aga ma arvan, et oluline on see, et sellega nii-öelda peaks siis kas aktsepteerima seda või siis sellega koos õppima elama ja väga kasulik on seda nagu nii-öelda oskuslikult õppima kasutama. Päeva teises pooles uuriti, kuidas sotsiaalsed suhted püsivad ja muutuvad digiajastul ja milline võiks olla sotsiaalsüsteem homme. Oleme kinni püüdnud siis ESTA üliägeda korraldusmeeskonna. Miks oli teie jaoks oluline just selle aasta konverentsi fookusesse tuua teema õitsemine? Kuidas selline teemavalik sündis ja mis seda ajendas? Tegelikult see teemavalik ei tulnud niimoodi, ja tehtud, kui palju me tegelikult vahetasime eri pealkirju, eri teemasid, et kuhu see fookus seada. Võelda just sellele, et kuidas toetada sotsiaaltöötajat, et kuidas tema tunneks ennast tegelikult oma rollis hästi ja samas tuua sisse ka need väljakutsed, mis tänapäeval tegelikult sotsiaaltöös on ja mis tal iga päev laual on, aga tuua kuidagi teise rakursi alt, et pealkiri peab olema niisugune suhteliselt inspireeriv, aga samas natukene ka selliseid küsimusi tekitab. Kui me pealkirja sõnastasime, siis see põhiline mõte oli see, et see oleks hästi jõustav pealkiri. Kuidas te valisite esinejad ja töötoa teemad? Kuna meie valdkonna töötajad on niigi ülekoormatud, siis AI võiks olla just see teema, mis lihtsustab nende tööd ja toimetulekut. Kui palju te tänast konverentsi tehes kasutasite ise AI-d? Meie ESTA suur sõber on AI
ChatGPT, et ilma selleta meie toime ilmselt ei tuleks. Millise tunde või mõtte soovite, et osalejad sellest päevast endaga kaasa võtaksid? Et ei kardaks, et oleks seda julgust ja sellist uudishimulikkust ise ka uurida, puurida ja just see AI-ga mina olen kuulnud, et tuleb olla sõbralik, sest me kunagi ei tea, võib-olla AI võtab meid üle ja siis ta mäletab, et me oleme olnud sõbralikud temaga. Aga inimestega tahaks täna anda kaasa küll seda, et esiteks natukene mõtlema panna, et mis võimalused on, samas olla tähelepanelik, et nagu just AI puhul, et ei ole nii, et see kõik on kuld, mis sealt tuleb, vaid et sul on ka selline ja see eetika peab paigas olema, et need võib-olla detailid, et siis on võimalik ka õitseda. Kasvama võiks jääda üks selline pill või taim, et millel juured on need finantsid, need on väga olulised, sest muidu taim ei kasva, siis AI on nagu varreks ja siis hakkab peale see õiglus, eetika, moraal, tõekspidamised, arusaamised, et need kasvavad sinna külge siis ilusti õitena kõik. Siukse taime kasvatamegi täna. Päeva lõpetas mõte, mis jäi paljudele kõlama. Kui vaist, süsteem ja ressursid on tasakaalus, siis õitseb ka sotsiaaltöö ja sotsiaaltöötaja ise. Täname kõiki osalejaid, kes jagasid oma teadmisi, kogemusi ja inspiratsiooni. See päev tõestas, et hoolimine on meie suurim ressurss ja tulevik algab alati inimesest.